kuidas see loogiline on? Et vallaka nii, siis ta vajub ikka tahapoole. No nii. Nüüd siis näeme, et vesiratas seisab siin ühe sauna kõrval parklas. Alates tänasest jääb ta terveks talveks parklasse seisma. Kurat, kas ma teise telefoni võtsin kaasa? Ei võtta. Aga sa tahad teada, mis kell on? Ei, ma kartsin seda, et ma võisin selle ära kaotada. See mul juba kukkus välja taskust, kui ma siin alla ronisin. Ma vaata ülegi, äkki ongi seda. No selle saab siis kätte, kui me tuleme tagasi. Nii. Haisu. No ma räägin. Ahah. Ma läksin kodust dokumendid. Teeme nii. Ma tahan talle teada, et me käime kodust läbi, ma toon dokumendid. Ja. Nii. See on siis Katra OÜ autoparkla. On siis see, kus minu laev seisab. Otse minu maja tagakodu lähedal. Ja nüüd põrutame üle. Nendest ma räägin, vaatasin see ära. No. Need on kõik nii jääs. Ongi jääs. See on valve all, ta ei saa. Siin on valve all ega see. Aga nüüd tuleb need lauaplokid sisse, seda lähen siit üle. Lauaplokid. Need on nii külmunud, neid ma ei hakka küll praegu maast välja kaevama. Keegi teine viis minema, väga hea mõte. Ei vii ta kuskile need. Sellepärast ta ei saa niikuinii need kätte, praegu on need külmunud. Ja pealegi, kui tuleb see suurem sula ja uuesti maapind pehmem on, siis ma ise korrustan need kivid ära. Selle katki läinud ploki võib üldse ära visata, sellega ei ole mul enam midagi teha. Ei ole. Ära nussi, see on nii libe. Kõnni lume peal. Kõnni libe. Aga näed, see on nüüd. Vaat, kus on jää ja lumi, mis oli Alondra peal. Need plaadid. Vot see jää oli üks kõige hullem. Jah. Aga tuleks kelgutama minna. Mine kelguta. Ei, ma ei lähe. Nii. Isegi lauajupid on maa sees kinni või? Nii. Viska. Oh, see on raisk. See pauk. See oli tõesti pauk. Isegi tellised on maa sees kinni. Tellistega ma saan veel hakkama. Tellised ma korrustan siit ilusti ära. Ma räägin, et praegu ei tule neid keegi ära võtma. Need on nii kinni, et neid ei saa siit praegu keegi kätte, tuleb oodata, kuni ära sulab. Siis saab alles tulla ära võtta. See, mis poolakast, see ka paju võiks kinni täiesti. Viska need prügikasti taha. Võta üks, ma võtan teise ja viskame minema. Ma panen need kivid siia hoiule, neid võib veel vaja minna.
Neid kive võib meil veel millekski vaja minna. Aga nüüd viskame selle katki läinud betoonploki ära. Seda me rohkem enam ei vaja. No näed, ja me saime ülla siin jääteed mööda transportides selle laeva parklasse viidud. See püha müristus. Oh jummel. Seda ma küll enam teist korda teha ei taha. Oot, ma ei saa liikuda siin jää peal. Nii. Ja nüüd kohe välja tagasi. Dokumente viima. Nii, lähme käime ühe korra veel ära ja viime dokumendid. Läksid nad minema või? Kas on kedagi näha? Köögis oli tulles kustus. Nii. Seda toa järgi. Okei. Siin ei ole ka kedagi. Õigest tegid, võtsid ka reedest. Nii, aga nüüd... Ei, sa ei peagi, mina olen üksi. Nüüd lähe viime sellele parkla valvurile dokumendid. Isikut tõendavad dokumendid. Päevaga dokumente ei ole kaasas. Seda ei saanud ma ostupäeva, seda ei saa ma nüüd tagant järgi ka. Ja need ei olegi tähtsad. Ta ei ole sul mingi auto, ta on laev. Ja jääta siis kogu talveks sinna hoiule. Ja siis, kui tuleb lume sulamise aeg ja jää ära sulab ja asfalt välja tuleb, siis hakkame vaikselt tegutsema. Et praegu liigume otsejoones tagasi parklasse ja lähme ja teeme selle töö ära. Kole pime on siit väljas. Väljas on kole pime, aga muud võimalust ei ole. Et nüüd siis hakkab, kas oli 30 eurot kuus või 40 eurot kuus, mis oli. Hakkan raha maksma selle eest, et Alondra saaks parklas seista. Jõudu! Nii, nüüd oleme siis jõudnud Katra OÜ parklasse, kus Alondra seisab ja lähme anname isikut tõendavad dokumendi. Näed, siin on
see läheb küll nagu kevadeni välja. See läheb kevadeni välja, jah. No ütleme, kui lumi ära sulab. Ja siis juba järgmisel sügisel tahaks tagasi tuua. Noh. Palju see meil kuus maksma läheb? Aga 20 € kuu ei ole palju. Selge siis. Ahah, selge. Aga olgu. Just teeme nii. Koht number 22 on minu laeva parkimiskoht. Kohal number 22 seisab suur Alondra Venderi nimeline laev, mis töötab kondiauru mootorjõul. Jah, ta nõuab küll palju kütust, aga siiski on temaga hea sõita, näete, siin tema nüüd seisab. Kohal number 22, vana sauna kõrval, seisab ilus suur kalapüügilaev, kruiisilaev ja kaubalaev Alondra Vendel. Ja siit mina põrutan nüüd otse koju. Ja selleks korraks ongi see Alondra transportvideo lõppenud.